Tere tulemast vaatama Moongold Productionsi saatesarja 5. maailm. Oleme täna tulnud siia rahulikku saatse külla, et otsida sellist väga huvitavat paranormaalset nähtust nagu essutaja. Müstiline fenomen, mis eksitab inimesi metsa. Kes või mis on essutaja? Tegemist on paranormaalse nähtusega, mida on kohatud kõikjal üle Eesti ning teda tuntakse ka näiteks eksitaja nime all. Folklorist Aivar Jürgenson on öelnud niiviisi, et tegemist on salapärase nähtusega, mis justkui mängib inimese teadvusega. Essutaja on nagu metsakaitse vaim, kes võib inimesele tähendada nii head kui halba. Halva puhul eksib inimene sageli metsa ära, jälitades näiteks nutvat last. Arvates, et ta läheb teda päästma, eksib ta tegelikult sohu ning kaob igaveseks. No ma tean seda ainult kellegi kaudu, sest ma ise nagu sellist kogemust ei ole kogenud, sest ma tean, et see on mingi selline kogemus, kus inimene oma väga tuttavates kohtades metsas eksib ära. Et kuidas see nagu võimalik on, et tavaliselt ikka ju tuttavates kohtades nii lihtsalt ei eksi. Et selline teadmine on, et siin just Setomaa metsades just põhiliselt ju mina tean, et on võimalik ära eksida väga tuttavates kohtades. Mina olen siis Silver Hütsi, olen põline seto inimene. Minu ema isa on mõlemad setod, minu vanaemad ja vanaisad on setod ja mina elan täna siis oma esivanemate kodus Kolossova külas Setomaal. Et minule nagu seostub esimest korda nagu essutaja minu lapsepõlve aegadest, kus sai siin karjas käidud vanaema ja vanaisa juures ja siis ütleme, kui sellised vabad hetked olid, siis ma tahtsin käia ju oma sugulastega, sama vanades just sugulastega, kas marjal või seenel metsades ja alati mul vanaema, kui teadis, et me läheme metsa, siis ta alati ütles, et ärge minge sinna Musta ja maastikukaitsealale, et seal on essutaja. Me ei läinud loomulikult sinna, aga mul jäi nagu kogu aeg see vähe nagu, ütleme siis essutaja ja siis kui ma nüüd, ütleme, suurem olin ja kui me siia elama tulime, siis me läksime siis sinna aladele siis seenele, et kui me naisega näiteks käisime, me mõlemad eksisime kogu aeg ära. Ja siis me saimegi endale nagu, ütleme, meie teadmisse jõudiski see, et mitte vana inimesed ei kutsunud seda ala lihtsalt mingi nimetuse pärast, et see on essutaja, vaid seal ongi siis mingi müstiline siis kas olend või müstiline asi, mis eksitabki inimesed ära. Ja ma sain aru, et ongi vanaemal olnud kunagi õigus, et väga, väga hea, et me ei läinud noorena sinna. Essutajal on inimeste metsa eksitamiseks kõiksugu erinevaid taktikaid. Ta võib imiteerida nii linnu kui looma häält ning on räägitud, et ta võib isegi ilmuda kuradi endana, sarvedega ja puha. Ning see, kes on ükskord juba kuradi jälgedele sattunud, see metsa jääbki. Kuid sageli seostatakse teda just laste vaimudega. Ning kui näiteks laps on surnud, siis ta võib ilmestuda metsas just nimelt essutajana. Ning tegelikult erinevates kultuurides on kirjeldatud küllaltki võikalt just laste vaimudel põhinevaid essutajaid. Nagu näiteks Lapimaa kultuuris, kus on räägitud, et metsas surnud vastsündinu muutub lausa vampiiriks, kes imeb paha-aimamatud inimesed verest tühjaks. Küsid nagu vanemate inimeste käest, kes veel, ütleme, tollel ajal elus olid ja nad seletavad kogu aeg mingit naisterahvast, mingit vanemat naisterahvast, kes kõnnib ja hõigub sind kogu aeg, et tule minuga kaasa või viib sind sinna sohu või viib sinna teise tee peale. Et ma nagu, tegelikult nagu, kui ma olen käinud, siis ma tegelikult nagu mingis selles oma pillist nagu tahaks teda näha või niimoodi, aga ma ei ole teda näinud, aga ma tajun, et ta on olemas.
ja noh, eks vana rahvas ei ju pannud sellele kohale nimeks Essutaja sellepärast, et see on ilus nimi, vaid see pandi ikkagi sellepärast, et reaalselt need asjad toimisid või toimusid, et noh, et inimesed eksisidki ära sinna. Soome-ugri kultuurides paistab Essutaja olevat tõepoolest jõud, mis inimesi justkui karistab. Kuidas leida sellele seletust? Tõepoolest, inimesed on ju väga palju metsa likvideerinud selleks, et rajada endale elupinda. Ning tõepoolest, me võime öelda, et inimesed on justkui moraalselt ära teeninud selle, et loodus neile kuidagi viisi vastu hakkab. Kuid eks me näeme kõike täpsemalt täna, minnes ise Moongold Productionsi tiimiga Essutajat metsa otsima. Me oleme tulnud täna siia Moongoldi meeskonnaga Värska metsa telkima ja me ei ole tulnud suvalisse kohta. Me oleme tänase päeva jooksul rääkinud nii mõnegi Värska ja Saatse elanikuga ning nad on maininud just seda konkreetset maastikukaitseala siin Poogandi järve ääres, kus Essutaja peaks olema kõige aktiivsem. Ja kui me vaatame seda maastikku siin, siis me näeme, et tõepoolest, mida ka elanikud on maininud, siin on sellised madalad kased, männid ja maastik paistab korduvat. Sa kõnnid paarsada meetrit ja tundub, et sa oled sattunud samasse kohta, kus sa tulid, kuid tegelikult oled sa juba kuskil hoopis eemal. Ja päris paljud elanikud on just siin metsas ära eksinud ja täiesti sellistel seletamatutel asjaoludel. Me tegime isegi matkaradu naabrimehega, kes on ka kogu aeg elanud siin kandis. Seal on 3, 4, 5 teed, eks ju, ja me eksisime kogu aeg ära. Et tema ütleb, et mina ütlen, et paneme märgid maha, et noh, et me teeme seda matkarada, et me ära ei eksisime. Ta ütles, ma tean kõiki teid, me ei eksi ära. Ja siis, kui me tuleme, nagu hakkame tagasi tulema, siis me saame aru, et me oleme ära eksinud. Ja see paik ise on juba selline, et ilma selle kujuta, näiteks Essutaja kujuta, on seal väga võimalik väga lihtsalt ära eksida lihtsalt. Ta ei ole padrik, ta on väga ilus kasemets, väga ilus männimets, väga ilus maastik, võib-olla isegi Eesti kõige ilusam koht looduse mõttes, aga sa ikkagi eksid ära seal. Nii palju, kui ma ise siin Setomaa metsades ringi olen käinud, siis need metsad on tegelikult väga sellised ühtlaselt ühtemoodi. Et põhiliselt on meil ju siin siuke männik ja künkaid on ja muidugi nõukogude perioodist on ka muidugi igasugused metsasihid ja teatud sellised märgid sinna metsadesse ka rajatud, aga võib-olla siis kas neid ei panda tähele või on ka need väga sarnased, nii et täitsa eksimisvõimalus on. Kui on piibelehe õitsemise aeg, siis see ala on piibelehti täis. See loob veel sellele ilule veel ilu juurde ja teine asi võib olla ka see, et piibeleht on selline, piibelehe lõhn on nagu uimastav, eks ju. Võib-olla see lõhn on see, mis on tekitanud selle, inimene on selle lõhna uimas ja kui tõenäoliselt soovib metsas liikleja siiski eksitajat vältida. Ning selle jaoks soovitatakse metsas käituda võimalikult viisakalt, et mitte loodusvaime häirida. Üks huvitav asi, mis võib ilmneda, on see, et kui metsas kedagi hüüda, võib vastata hoopis eksitaja. Selle vältimiseks soovitatakse lisada hüüdele alati selle inimese nimi, kelle järele sa hüüad. Ning veel üks huvitav asi, mida saab teha, on võtta kaasa üks tükk leiba, mis rahva pärimuse järgi pidi aitama eksitajat vältida. Jah, on selline uskumus, et kui ära eksid, et siis ei tohiks hakata suvaliselt niimoodi liikuma, vaid et siis peaks natukene maha istuma, maha rahunema ja kas siis heita ristimärk ette või olen siis ka kuulnud, et mingid riided või midagi, mis on seljas, et need peaks korraks seljast võtma ja pahupidi pöörama ja siis tagasi panema ja et siis peaks selle kodutee üles leidma. Kas te leiate,
et essutaja võib mõnele inimesele mõjuda ka positiivselt või on see pigem ikkagi seotud negatiivsega, et nad eksivad ära ning neil läheb siis mõistus justkui sassi? Pigem mulle tundub, et ta on nagu positiivne, ta on nagu hoiatav. See tähendab seda, et inimene oleks nagu tähelepanelik, ta ei oleks nagu selline hajevil ja ta mõtleks selle peale, et on olemas temast kui inimesest ja tänapäeval ka sellest skepsust, eks ju, on veel keegi võimsam. Tulebki selle sama essutaja alale tuleb minna teadmisega, et seal alal on sinust keegi võimsam. Mitte sina ei ole see kunn seal, et on keegi veel võimsam. Ja ta võib olla ühe puu taga, ta võib teise puu taga olla, ta võib põõsa taga olla, ta võib orus olla, ta võib mäe otsas olla, et ta on olemas, et keegi veel on peale sinu seal. Mitte kunagi ei ole essutaja alal sina üksinda. Ka välismaa kultuuris ja folklooris leidub analooge Eesti essutajale. Näiteks inglisekeelses maailmas tuntakse seda fenomeni trickstery, metsahaldja või shapeshifteri nime all. Shapeshifter ehk kujumuutja. Tricksteritel on tavaks manipuleerida sotsiaalse ja füüsilise korraga ning luua uus reaalsus uutel põhimõtetel. Ja sageli teevad nad seda läbi pettuste. Skandinaavia kultuuriruumis peetakse essutajaks sageli jumal Lokit, kes läbi oma sagedaste kujumuutuste mõjus eksitavalt. Aafrika kultuuriruumis on essutajaks sageli kas ämblikud või küülikud ning Ameerika kultuuriruumis kojot. Slaavi kultuuris on analoogiks müstiline olend nimega Leshi. Leshi on metsade valvur, kelle eesmärgiks on eksitada sinna minevaid inimesi. Üldjuhul on Leshi nähtamatu, kuid ta võib võtta ka erinevaid kujusid. Selleks, et vältida Leshi meelevalda sattumist, tuleb metsas käituda lugupidavalt ning võtta kaasa ka kingitusi ning ande. See ühtib hästi meie Eesti essutaja fenomeniga. Oleme hetkel tegemas essutaja projekti, kuid siin piirkonnas on palju rohkem huvitavaid asju. Nimelt näiteks hetkel oleme me Jumalamäel. See on üks iidne pühapaik, kus juba sajandeid on inimesed käinud head õnne palumas. Siia on tehtud energia Pekko kuju. Pekko on muistne setu jumal ning kui kohalikud toovad siia kõiksugu kingitusi ja andameid, saavad nad paluda head õnne oma lähedastele, ilusat ilma ning kõiksugu muud head. Ja tõepoolest, soovitatakse olla väga lugupidav siin mäel viibides. Ning nagu oleme maininud, ka essutaja jaoks on oluline, et inimesed oleksid metsas lugupidavad. Võib-olla on see võimalik tõmmata paralleele. Ütleme, ühe legendi järgi on Jumalamägi nimetuse saanud juba siis sellel ajal, kui Setomaale või ütleme siia kanti hakati kirikuid ehitama, see on siis võib-olla 15. sajand, sest enne seda, kui olid kirikud, olid pühapaigad, olid ju nagu hiiekohad ja Jumalamägi oli üks hiiekohtadest siis Seto rahvale, kus nad käisid oma ande ja siis palveid nagu siis viimas, et Jumalamägi on vana pühapaik, vana hiiekoht. Võib-olla vanasti inimesed uskusid sellesse, kui nad ei osanud väga nii-öelda neid loodusteadusi seletada ja loodusseadusi ja seaduspärasusi seletada. Eks me ikka vahepeal ju tegelikult ka niimoodi ikkagi väga sellises mingis teatud seisundis me võime ju ikka näha mingit kujukest kuskilgi liikumas, mis tegelikult võis ju olla täiesti mingi linnuke või oksake või selline, ilmselt ikka mingi loodusnähtus on siin. Looduslik tegur. Oleme siin Kagu-Eesti metsade vahel avastanud tõepoolest äärmiselt omapärase folkloori. Ning nagu kuulsite, on essutaja fenomenile pakutud välja kõiksugu erinevaid lahendusi. Võib-olla on tõepoolest tegemist millegi väga tavapärasega, nagu näiteks lihtsalt siinsete maastike eripära ning metsade konarlikkus või lihtsalt piibelehtede joovastav hõng. Kuid äkki siiski leidub siin midagi paranormaalset, nagu näiteks nõid või mõni muistne vaimolend. Igal juhul oli Moongold Productionsil
äärmiselt põnev siinkandis seigelda ning kohtume juba peagi uues 5. maailma osas.